Aga nüüd ma annangi sõna Mihkel Annusele, kes teeb meile ülevaate Eesti energeetikasektorist. Ma palun kõigilt aplaus. Tere, tõesti, siin on juba mitu korda minu nimi kõlanud. Suur tänu. Ja mina esindan siis Eesti Taastuvenergia Koda, mis siis koondab suurt osa Eesti taastuvenergia sektorist. Aga minu ülesanne täna siin on anda selline esimene toon laupäeva hommikul järgnevaks 2 päevaks. Ma vist natukene olen natuke ees ka, aga küll ma tulen eest ära siis, kui hetk õige on. Minu ülesanne siis täna on rääkida sissejuhatuseks ka tulevastele ettekandjatele, ka tulevastele töötubadele homseks. Ja minu ettekande sisu on esiteks selline ülevaatlik, et kuidas üldse me energiat tarbime, milleks me energiat tarbime, miks üldse rääkida energia tarbimisest taastuvenergia kontekstis ja kui me räägime juba taastuvenergiast, siis vaatame ka selle otsa, et kas ja kuidas on võimalik täielikult taastuvenergiale üle minna Eestis. Aga kõigepealt tahaksingi võib-olla viidata sellisele joonisele, mida ma leidsin eile internetist. Sellised joonised on väga palju, et kuidas on üldse energiasüsteem omavahel seotud. Tootjad, tarbijad, erinevad energeetikasektori osad, soojus, elekter, transport, omavahel võrgustunud ja sektori selline koostöö toimimas täiesti uuel tasemel, eks ole. Aga ma juba mainisin seda, et elektri lisaks sellele, et kui me mõtleme võib-olla taastuvenergiast, mõtleme tihtipeale elektrist. Aga tegelikult energiat tarbitakse ju ka transpordisektoris, tarbitakse ka soojusena. Et selline avalik küsimus ka siin laupäeva hommikul kõik veel ärkavad, et mis te arvate, et millena või milleks tarbitakse energiat kõige rohkem, kas seda tarbitakse elektrina, kas seda tarbitakse soojusena, kas seda tarbitakse transpordisektoris kütustena, mis te arvate? Ütleme siis, teeme Eestis, siis on kodusem tunne. Soojus. Tegelikult on niimoodi, et ma juba valmistasin paar kommi valmis, et julgematele inimestele natukene kommionaga kommi pakkuda, et siis võib-olla ettekanne paremini meelde ka, et siis kui mäletate, et vaata, see onu oli hästi tore, et te saite kommi. Aga ma ei mäleta, kes siin tõstke käsi püsti, kes vastas soojus. Ja oota, ma üritan sulle nüüd loopida ka. Peaaegu. Keegi veel ütles soojuse? No näed, see oli püüdjaviga, mitte viskajaviga. Nii, okei. Teil on tegelikult õigus. Eestis kasutatakse enamik energiast just soojusena, sest kui me vaatame välja, võib-olla selle aastane talv sellele just otseselt ei viita, aga tegelikult meie kliimavööndis kasutatakse ikkagi enamik energiast soojusena. Et sellised üldised suurusjärgud on toodud siin piruka peal ära, et see kollane on siis soojusenergia, roheline on transport ja umbes 5% või 4% on elektrisektor. Ja tulpadena on võib-olla hea vaadata ka seda, et kui juba nii palju me kasutame soojusenergiat, siis kuidas taastuvenergiale üldse soojussektoris Eestis läheb. Võib-olla need graafikud, ma ei tea, kuidas tagumised inimesed näevad, aga siin on 2 joont, mis ilmestavad seda, et kui kiirelt on Eestis soojussektoris taastuvenergiat allikatel üleminek toimunud. Et see on tegelikult viimase aasta jooksul olnud üsna märgatavas tempos toimunud. Aga tegelikult, kuna me järgmised ettekandjad peaasjalikult räägivad ikkagi elektrisektorist, tuulikud, päikesepaneelid, need on ikkagi sellisemad, ütleme, energiasektori hashtagid, mis on populaarsemad hashtagid, eks ole. Nii et pigem ma järgnevatel ka enda ettekandes räägin pigem elektrisektorist. Aga selleks, et ikkagi tajuda seda, kuidas elektrit tarbitakse, kuidas soojust tarbitakse transpordis ja transpordis ka energiat tarbitakse, vaatame korraks veel Euroopa tasandil otsa sellele, kuidas energiasektor välja näeb. Siin tulpades leiame Eesti siit ülevalt. See on paras krigu, ega te tagant, mina eest ei näe ka nii hästi seal.
Need tulpades näidatakse ära, kuidas millisel riigil, milline portfell välja näeb. Eestis on taastuvenergia üldine osakaal umbes 30%. Enamik sellest tuleneb ikkagi soojamajandusest, üle poole. Elektrisektor on umbes sinna 20% kanti ja transpordisektoris on see osakaal üsna madal. Ja see transpordisektori madal osakaal on tegelikult üsna läbiv teema ka teistes Euroopa Liidu riikides. Kuna ütleme niimoodi, et seal on tehnoloogia areng natukene mitte nii valmis kui näiteks elektrisektoris ja soojamajanduses. Aga nagu te näete siit graafikult ka, et mõned sinised tulbad on muidugi see elekter, roheline on küte ja jahutus, ehk see soojamajandus. Et erinevad riigid saavutavad enda taastuvenergia eesmärke ka erinevate valdkondlike eesmärkide tabamisel. Et mõnel riigil on just elektrisektoris olukord päris hea, mõnel riigil näiteks Eestil on soojamajanduses olukord päris hea. Aga nagu ma mainisin, me liigume edasi siiski elektrisektoriga. Ja vaatame nüüd 10 aasta perspektiivis, et kuidas elektritoodang Euroopa Liidus on muutunud. Me näeme seda, et taastuvenergia osakaal on kõige rohkem kasvanud. Circa poole võrra. Teiseks, ma otsin nüüd selle, no näed, siin on ka laser olemas. Tuumaenergia moodustab ka olulise osa Euroopa elektritootmisest, samas ka see on 10 aasta jooksul umbes 10% vähenenud. Kõige rohkem on vähenenud samas tahked fossiilkütuste tootmine ning maagaasist elektri tootmine on pärast kümnendi keskel toimunud mõningast kahanemist uuesti kasvanud. Kokku on elektri tootmise trend pigem natukene alanev. Kõige olulisem on märgata, kõige olulisemad trendid on siin toodud. Ehk väheneb oluliselt tahketest fossiilkütustest elektri tootmine ja suureneb oluliselt taastuvenergia tootmine, taastuv elektri tootmine. Ja kõige olulisemad sellised kasvutrendi näitavadki just tuule, päikese ja mõningal määral ka biomassi elekter. Ma ei hakka väga palju rääkima täna päikesest ega tuulest, sellepärast, et selle jaoks on nii Anu kui ka Andres olemas, kes pool tundi räägivad täis sellest ilusti. Aga vaatan natukene üldisemalt. Siin see graafik näitab väga hästi seda, et 10 aastat tagasi oli kivisöest ja pruunsöest kokku tootmine umbes 2 korda või 2,5 korda rohkem suurem kui nendest allikatest, mis slaidil näha on. Küsimus teile ja järjekordne kommi võitmise võimalus. Milline taastuvenergia allikas sellelt graafikult puudu on? Vabandust, tulen eest ära ka natuke. Siin on tuul, päike, biomass. Ma vist kuulsin juba. Õige, jah, ma annan kommi ka. Aitäh sulle. Panustad, pärast saad, ma ei tea, elukaaslasele homseks naistepäevaks viia näiteks kommikoju. Ühesõnaga jaa, ajalooliselt hüdroenergia on panustanud kõige rohkem taastuvenergiasse Euroopa Liidus. Ja sellele viitab ka, 10 aastat tagasi vaatame, siin osakaalud on välja toodud, et ta moodustab ikkagi rohkem kui poole nendest allikatest, mida me eelmisel slaidil nägime. Aga nüüd, kui me vaatame seda, milline on praegune olukord ja mida toob tulevik, siis tegelikult tal ei ole väga palju kasvuruumi, kui me räägime just Euroopa riikidest peaasjalikult. Et arengumaades tihtipeale ikkagi hüdroenergiat arendatakse. Aga ütleme, Euroopa Liidu riikides suurte tammide ehitamine on pigem muude keskkonnakaalutlustel takistatud. Samas, kõige suuremat osakaalu ikkagi juurdekasvu annavad meile ikkagi tuule- ja päikesesektor ja mõningal määral ka biomass. Aga miks see niimoodi on? Üsna lihtne põhjus tegelikult, et rahakott määrab ikkagi üsna oluliselt seda, mida me energiasektoris teeme. Ja nüüd jällegi kahjuks ei saanud seda veel pikemaks või laiemaks venitada, et see pilt on üsna kribu, aga ma selgitan ära, mis siin slaidil toimub.
See slaid pärineb sellise mõttekoja nagu Lazard iga-aastasest ülevaatest, kus nad võrdlevad siis erineva elektritootmise hinda. See toob välja Levelized Cost of Energy, LCOE, mis on siis nii-öelda hea karakteristik panemiseks ühele pulgale kõiki elektritootmise võimalusi. Et hinnastades sisuliselt kõik kulud, ehituse kulud, nii-öelda käitlemise kulud ning pannes ühele skaalale võrdleme sellega, et kui palju me elektrienergiat sealt ikkagi kätte saame. 10 aastat tagasi, milline olukord oli? Päike, siin üleval, konkurentsitult kõige kallim elekter. Tuul, vaatame, tuul on mis see. Selline, ütleme, soliidne keskmik. Aga vaatame tänast olukorda ja kuhu need jooned kõik otsa on jõudnud. Nad mõlemad võistlevad siin all nurgas koha eest päikese all. Õigemini päikesepaneel päikese all, tuul on tuule all, võitleme enda koha eest. Ehk siis mõlemad on konkurentsitult kõige odavamad viisid, kuidas täna elektrit toota. Loomulikult see on keskmine. Et see on kindlasti mingisugune vahemik. On odavamaid, on kallimaid, olenevad jällegi asukohast ja geograafilistest situatsioonidest ja nii edasi, aga see on selline keskmine. See on kõikide allikate puhul on näidatud siin keskmine välja. See on sisuliselt see põhjus, miks täna vaadatakse rohkem taastuvate energiaallikate poole kui tuumaenergeetika poole näiteks. Loomulikult ka kliimapoliitika on olnud põhjus. Aga ma mainisin korraks tuumaenergeetikat ja võib-olla see teema on, ütleme, viimase aasta pooleteise jooksul Eestis rohkem kõneainet tekitanud ja kindlasti me räägime vähemalt 2 lausega sellest siin 2 päeva jooksul veel. Aga ma tahaksin näidata, et sellel samal graafikul tegelikult tuuakse välja ka tuumaenergeetika hind võrreldes teiste allikatega. Siin paremal pool on näidatud 10 aasta jooksul toimunud hinnamuutus. Et kui solar PV tähendab siis nii-öelda elektri tootmiseks kasutatud päikesepaneelid, mis on nende hind on alanenud 9%, circa 9 korda sisuliselt. See on meeletu langus. Tuule puhul on langus 70%, hämmastav. Samas tuumaenergia, selle hind on kasvanud circa veerandi võrra. Ja tegelikult, kui me vaatame seda, et ei taha nüüd maha teha, tuumaenergial on ka siiski roll, eks ole, aga peab olema kriitiline selles osas, kui räägitakse, et kuivõrd käekatsutav ta on. Suundumine rohkem Eesti manu, kuna see on nii-öelda, mida kodusemale olukorrale lähemal, seda mugavam on seda võib-olla asju ka kuulata, kaasa rääkida. Et Eestis taastuv elektritoodang on aastaaastatelt ikkagi kasvanud, mõningate selliste hüppete langustega. Umbes 10 aastat tagasi oli toodang, ütleme, 1 teravatt-tunni piires. Eelmisel aastal napilt jäi 2 teravatt-tunnist puudu. Ja ütleme, see viimaste aastate kasv on ikkagi tulnud vahepeal oli väga suur panustaja tuulesektor, oluline panustaja on ka biomassisektor koostootmisjaamadest näiteks. Viimastel aastatel on aina kasvavam roll ka päikeseelektril. Aga minu lemmik võib-olla on see alumine graafik. See näitab seda, et mis on tootmise osakaal Eestis, kui me võrdleme traditsioonilist põlevkivi elektrisektorit ja taastuv elektrisektorit. Ja selliselt ajalooliselt viimase 10 aasta jooksul on need osakaalud olnud niimoodi, et põlevkivi moodustab circa 80–85% kogu elektri tootmisest Eestis. Ja taastuvenergia on olnud ikkagi üsna kas ütelda vaeslapse rollis, aga see osakaal on olnud ikkagi seal üsna madal 15% kandis, üsna stabiilselt. Eelmisel aastal, me räägime elektri tootmisest, mitte tarbimisest, need osakaalud natuke hüppasid. Taastuvenergia osakaal kasvas, põlevkivi sektori osakaal langes. Kommi võimalus, miks see niimoodi oli? Nii, teine komm elukaaslasele homseks naistepäevaks. Julge inimene.
Vastab tõele. Ei, vastab tõele. Loomulikult, ega varustuskindlus on üks olulisemaid aspekte ja kindlasti me sellest räägime, et meil on Eleringist esineja olemas, kes ka varustuskindlusest täna räägib. Et võib-olla sellele küsimusele jätamegi selle vastamise natukene nagu hilisemaks, et loomulikult see, mida mina näitan, on trendline, eks ole. Et ühe aastaga suurt muutust energiasektoris on väga keeruline sisse viia, aga trendline selgelt on olemas, et põlevkivisektor ei ole enam jätkusuutlik. Ja just täpselt selle põhjusel, mis sa välja tõid. See on kõige olulisem põhjus. Ja üks oluline põhjus ka, miks Euroopa tasandil tahketes fossiilkütustest elektri tootmine on viimasel aastal just väga palju langenud. Vaatame selle graafikule ka natuke otsa. See on siis Euroopa heitmekaubandussüsteem. Keeruline asi. Vahet ei ole, saame hakkama. Kaubeldava CO2 hind. Mis see sisuliselt tähendab? Iga selline suur elektritootja peab, kui ta läheb, vastab nendele kriteeriumitele, kui ta peab osalema selles heitmekaubandussüsteemis, näiteks suured fossiilkütustel põhinevad elektrijaamad, iga tonni eest, mida ta väljutab CO2, peab ta sisuliselt ostma seda kvooti. Üsna lihtne loogika tegelikult. Ja tegelikult on see süsteem olnud üle 10 aasta kasutusel. Aga see hind on olnud alati kuskil siin. Kuskil 5 euro juures. Tegelikult juba üle-eelmisel aastal hakkas see hind vaikselt pärast selle süsteemi reformimist üles ronima ja saavutas, ütleme, kuskil eelmise aasta keskpaigas seal isegi natuke jäi 30 eurost minu meelest puudu. Aga see stabiliseerunud on kuskil seal 25 euro juures. Ja see moodustab olulise osa tegelikult fossiilse elektri tootmise hinnast, mis tõttu põlevkivielektrijaamad, kivisöeelektrijaamad, pruunsöeelektrijaamad kas just ei pääse turule, aga neil on väga keerulisem turule pääseda, kui elektri hind on eelkõige madal. Aga miks üldse peame rääkima taastuvenergiast? Teeme siin konverentse, räägime, et jube odav on ja et teised on pahad ja, aga nagu räägime korraks üle, et miks üldse rääkida taastuvenergiast. Jah, üks mõte, mida mina mõtlen enda, ei saa öelda nooruspõlvele, aga võib-olla isegi lapsepõlvele, ütleme 20-15 aastat tagasi, räägite sellest, et nagu fossiilkütused saavad otsa, sellepärast me peame taastuvenergiat kasutusele võtma. Tänapäeval on jah, see argument on täpselt sama tugev, aga üks olulisem argument ja võib-olla isegi natukene ajakriitilisem argument on sinna juurde tulnud, ehk siis kliimapoliitika. Mida aeg edasi, seda paremini me mõistame seda, kuidas inimkond või inimtegevus tegelikult mõjutab planeedi seisukorda, keskkonda, kliimat. Ja just selle tõttu on oluline ka kasutada heitmevabasid energiaallikaid. Nii elektrisektoris, nii soojussektoris, kui ka transport peab muutuma. Ja sellise sigri-migri, seda slaidi ma kasutan isegi päris palju, mitmel põhjusel. See toob kuidagi kõike see kokku. Kui me vaatame, mis jääb minu pea kohale siin, ehk siis paremas nurka, see on Keskkonnaministeeriumi kodulehelt võetud graafik, kust pärinevad Eesti kasvuhoonegaaside heitmed või heide. Ja see sinine tulp, ega ei peagi halvema silmanägemisega inimesed väga palju aru saama, et see suur sinine tulp on midagi olulist. See on just energeetikasektor. Mul on tegelikult kahju, et see lõpeb tegelikult 2017. aastaga ära, et tegelikult 2019. aasta see sinine tulp langeb, oluliselt langeb. Ja see on just põlevkivisektori taak, eks ole. Ühesõnaga, üks oluline koht, kus me saame kasvuhoonegaaside heidet piirata või vähendada, on just energeetikasektor. Ja just seetõttu me peame rääkima taastuvenergiast üleüldiselt. Ja miks selle pildi keskmes on just Emissions Gap Report, ehk siis, oskate inglise keelt küll, ÜRO poolt välja antud raport, mille keskmes on siis allvasakul toodud graafik, mis näitab seda, kui palju erinevad praegu võetud eesmärgid
Ja meie tegelik sihttase, kuhu me peaksime sihtima, kas siis 2 erinevat trendline'i, kas siis 2-kraadise temperatuuri erinevuse või 1,5 kraadi temperatuuri erinevuse sihiks sättides. Ja see vahe on siin tegelikult. See lillakas sinine jooneke graafik näitab seda, millise trendline'i juures me peaksime olema selleks, et piirata enda planeedi soojenemist 1,5 kraadiga, mis peaks olema tegelikult meie selline kõige ambitsioonikam eesmärk. Tagavaraks on meil see 2-kraadine trendline siin, eks ole. Aga kus me tegelikult oleme? Me oleme siin punasel üleval. Tegelikult oleme siin. Ja meie võetud kohustused, eks ole, meie plaanid järgmiseks 10 aastaks näiteks. Kui need kokku panna, oleme siin, ütleme, kuldpruuni joone peal. Eks siis see vahe, see gap on tuntav. Nüüd peame rääkima sellest, kas see, mis meie teeme, on vastav sellele, mida me peaksime tegema. Järgmiseks 10 aastaks on Eesti püstitunud endale mõned eesmärgid, sealhulgas taastuvenergia sektorile. Ehk siis circa 30% peaks üldine eesmärk tõusma 42%. Lisaks on veel sektori põhised eesmärgid, kuidas me võiksime saavutada, kuidas võiks sellesse panustada elektrisektor, soojussektor ja transpordisektor. Ja loomulikult sõna, millest võib-olla aasta või poolteist tagasi keegi ei teadnud, sõna kliimaneutraalsus, mis on nüüd, ütleme, jällegi üks populaarsemad hashtag, eks ole. See eesmärk on võetud aastaks 2050. Õigemini on nõustutud, et Euroopa Liit võiks ühiselt selle eesmärgi poole püüelda. Need on väga olulised eesmärgid. Küsimus on selles, kas need 2 eesmärki on omavahel kooskõlas ja kas praegune poliitiline ambitsioon või kui me räägime siin plaanidest põlevkivi õlitehastesse või põlevkivi eelrafineerimistehastesse, kas need on kooskõlas selle graafikuga? Sest tegelikult see murdepunkt tuleb ju homme või isegi täna. Me peaksime olema selle kelgumäe peal tegelikult siin juba täna, mitte aastaks 2050. Jõuan selleni, et mis on siis meie potentsiaal ja kuidas mina või need inimesed, kes täna siin räägivad, kuidas nemad suudaksid panustada sellesse, et jõuda sinna sellele kelgumäe peale. Selleks on Taastuvenergia Koda või Taastuvenergia liikmed koos tublide partneritega juba tegelikult circa 8 aastat tagasi koostanud kava, kuidas võiks välja näha täielik üleminek taastuvenergiaallikatele. See kava koostati juba aastal 2012. Ja selle aasta, nende 8 aasta jooksul on tegelikult olukord tuntavalt muutunud. Ja iga paari aasta tagant oleme tegelikult seda programmi, seda kava pidevalt uuendanud, ajakohastanud. Iga kord läheb see aina roosilisemaks, sellepärast et enneolematult suured hinnalangused ja tehnoloogia areng tegelikult aitavad sellele prognoosile ka palju kaasa. Aga mis on need kõige olulisemad järeldused selle kava puhul on tegelikult see 3. punkt. Et see tegelikult ongi majanduslikult otstarbekas, see on tehniliselt võimalik ja tegelikult, kui me mõtleme jälle keskkonnakaitselistele aspektidele või kliimaaspektidele, siis on tegelikult hädavajalik. Aga loomulikult te küsite, et kuidas me siis seda teeme, eks ole. Et tegelikult on see suur ja raske töö, nagu ma ütlesin, et 1 aastaga seda ei tee. Seda peabki tegema mitme aastase plaanina. Siis, ütleme selline kõige olulisem rebu või iva või keskmes, süda on see selline graafik, kui me räägime just elektrisektorist. Et kuidas siis 1 aasta jooksul me suudame aasta lõikes kogu meie elektrivajaduse taastuvenergiaga katta. Te näete siit kohe, et loomulikult siin on ette nähtud eksport ja import. See on normaalne. Ka Elering räägib, et see on normaalne, eks ole. Sellepärast me ehitamegi tegelikult testlinke. Aga see põhiosa on ära kaetud. No see keskmes, see suur sakiline osa, nagu te võib-olla loogikaga ütleb, on siis tarbimiskõver, eks ole, mida siis tootmine peab vastama. Ja kui te küsite, et jah, näed, import ikkagi on, 24/7
tuult ei puhu. See on tõsi, on ju. Aga tegelikult ega elektrisüsteemis ei ole ainult tootmise osakaal, see tootmine, see kõige olulisem, ta on kõige olulisem, aga sinna juurde peavadki kuuluma ülekandevõimsused, salvestusvõimsused, mis on ka tegelikult siin kavast kasutusele võetud, erinevad tarbimiskajalahendused. Ja te küsite, et mis olukord meil täna on. Täna on tegelikult meil üsna selline, ütleme siin, kus import moodustab päris olulise osa meie kohast, kus me elektrit üldse saame. Aga meie eesmärk on ikkagi vähemalt neto osas elektri katta ikkagi kodumaise tarbimise, kodumaise tootmise põhjal. Kuidas me selle siis ikkagi saavutame? Võib-olla palun teil mitte keskenduda otseselt nendele numbritele spetsiifiliselt, sellepärast et see kava tegelikult praegu kevad 2020 on ülevaatamisel. Ja küll te teada saate, kui see kava uuendub. Aga põhilise osa moodustab ikkagi tuul. Sinna aitab kaasa ka CHP on siis kootootmisjaam, ehk siis co-production of heat and power. Biomass ja päike. Ja miks te küsite, et miks päikese osakaal nii väike on? Tegelikult ei olegi. Me uuendame seda. Päikese osakaal saabki olema suurem. Sellepärast, et see on olematult kiire kasv on toimunud viimastel aastatel ja prognoos on optimistlikumaks minemas ka lähima aastakümne jooksul. Ja soojussektor, vaatame sellele ka otsa. Võib-olla kõige olulisem siit tähele panna on tegelikult, et soojuse tarbimine on prognoositud vähenema. See on ülioluline. Sellepärast, et ühelt poolt me peame vaatama seda, kuidas energiat kokku hoida, teiselt poolt, kuidas me katame enda tarbimise. 2 poolt, eks ole. Mida lihtsam, mida rohkem me tegeme selle nimel, et energiat kokku hoida, seda vähem me peame selles taastuvenergia kavas tööd tegema. Aga kuidas me ikkagi soojamajanduses tarbimise katame? Suur osa on tiheasustuses kasutusel olevad koostootmisjaamad, ka katlamajad, ka soojuspumbad, aga ära ei kao tegelikult ka tavaline halupuit, mis on siis hajaasustuses ikkagi jääb kasutusele ka aastakümneteks. Sisuliselt, kuidas ahju kütta, kuidas sauna teha, eks ole. Et ma pole näinud, kuidas soojapumbaga sauna teha näiteks. Mida see kava käsitleb pikemas perspektiivis, ehk siis mitte aastani 2030, vaid aastani 2050, on transpordisektor. Ma mainisin, et tegelikult sealne see tehnoloogia areng on natukene pikema välbaga. Ja suur osa sellest transpordisektori üleminekust tuleneb elektritranspordist, võib-olla isegi tänase teadmise põhjal rohkem, kui see graafik juba näitab. Aga jällegi, see on selline... See graafik näitab, et see tegelikult on see võimalik. Vabandust. See on pead ninali ei käi. Suur osa on siin biogaasil, siin on elektrisektoril, siin on kindlasti vesinik mängib pikas perspektiivis rolli. Tegelikult neid lahendusi on palju. Ja kindlasti elektriautod, kui nad tulevad ja nad tulevad lähiaastatel juba, nende roll ka elektrisektori toimimisele, salvestamisele on tegelikult selline, mis aitab meile paljudele küsimustele vastata. Aga mida siis tänasest vähemalt sissejuhatavast ettekandest meelde jätta? Et seda informatsiooni kindlasti tuleb järgnevatest ettekannetest juurde ja peale ja väga vajalikku infot tuleb peale. Aga mida siis praegusest ettekandest meelde jätta? Kindlasti tasub meelde jätta, et tuulik ja päikesepaneel on ainult 2 osa. Me peame rääkima tegelikult ka transpordisektorist. Peame rääkima soojussektorist. Täna tulin bussiga, buss oli minu meeldest diislimootoriga, eks ole. Aga loomulikult see peaks minema ikkagi taastuvatele allikatele üle, eks ole. Energiasektoris töötamine, fantastiline koht. Iga päev juhtub midagi. Enne olematu. Mingid rekordid jälle kuskil ligi teeb odavama vähem pakkumise. Revolutsioonilisel ajal tegelikult elame. Seda on väga mõnus ja lõbus tegelikult jälgida ja selle sees olla.
nii et kui teil mingit karjäärivalikut teete, siis tasub mõelda selle peale. Väga lahe asi. Ja käiksin ka veel üle selle, et see ei ole mõeldamatu, et Eestis kogu tarbimine, mida tasub ka vähendada, suudaksime ära katta siin kodumaisete allikatega täielikult taastuvatelt allikatelt tähendab. Mainiksin ka seda, et ega meil on igakülgset panust on vaja selleks, et maailma parandada. Ma ei räägi siin kõrte ja kohvitopside kasutamise vähendamisest, aga mõelge suuremalt, mida te tegelikult suudate teha. Võib-olla karjäärivaliku osas, võib-olla selle osas, et vähemalt ei taha nüüd üles kutsuda, eks ole, aga võib-olla tahan ka, minge kas või kliimastreigil, olge seal kehaks. Te ei pea seal ees karjuma, aga vähemalt näidake seda, et te mõtlete kaasa, te saate aru, kus see probleemistik on, te räägite sõbraga, kuidas see probleemistik on ja mida teie sõbrad ja keegi muu otsustaja saab teha, et seda probleemistikku lahendada. Võib-olla see on selline kõige parem mõte, millega mina oma monoloogi lõpetaks. Aitäh!